tere! Tahab tulla random sõnum spirituaalse kaitse osas kollektiivile. Ja täna ma teen sellise kaardilugemise, et ma alustuseks võtan 4 gruppi, jaotan ja minu 4 raamatut on siis 4 esimest kaarti igale grupile erinevatest raamatutest, minu loodud raamatutest, minu kirjastus, mina kui autor, kirjanik. Ja need on minu kaardid. Võtta suvalises kohast raamat lahti ja lugeda üks lõik. Need on minu kaardipakid. Nii, ja mõtle ühest. Võib-olla sa tahad seda valida sellisel moel, et sa valid kas 1, 2, 3 või 4 grupp. Või sa valid seda sellisel moel, intuitsiooni moel, et mis raamat mingile grupile tuleb. Või mis lõik sellest raamatust. Võib-olla see kõnetab sind rohkem. Või sa kuuled kõik need ja siis vaatad, mis sealt sinu jaoks oli ja mis ei olnud. See on kollektiivne lugemine. Aga esimesele grupile ma alustuseks siis vali endale number, kui sa valid numbri järgi. Sest ma alustan lugemisega nüüd. Tuleb 4. raamat esimesele grupile. 4. raamat ja vabastavate lausete kogumik. Võtame selle praegu kõrvale. Nii, see on siis esimesele grupile. Teisele grupile tuleb teine raamat. Apolloonia lugu, 5 põlvkonna pojeng. Ehk teisele grupile tuleb teine raamat. Kolmandale grupile tuleb 1. Tuleb minu esimene raamat, Apolloonia lugu, depressioonist ärkamiseni. Ja 4. grupile tuleb 3. raamat, minu raamat Uno Bukefeles. Nüüd tunne, millist numbrit või millist raamatut sa valid. Ja kui sa tunned, et sa valisid siit mingi grupi ja sa võib-olla tahad teinekord seda üle vaadata, siis kas sa saaksid panna selle ajatempli kooloniga, see aeg, mis on kooloniga vahepeal, siia kommentaariumisse, kommentaari sektorisse, see aeg, et sa saaksid ise teinekord üle vaadata kiiresti, hõlpsasti ja ka keegi teine, kes selle grupi valis, saab seda teha. Aitäh sulle. Et kui sa leiad aega lihtsalt, kui sul on aega. Number 1 grupp ja sinule tuli minu 4. raamat, minu 4. kaardipakk, kus on siis 385 erinevat vabastavat lauset. Ja vaatame, mis sõnum tahab tulla grupile number 1 siit minu raamatust. Täna. Tuleb lehekülg 8 ja 32 punkt. Vabastav lause. Siit samast. Ma tunnistan, et ajasin oma oleviku ja mineviku segamini. Täna saan suure täiskasvanuna oma sisemist haavatud last ise toetada täpselt nii moodi, nagu oleksin soovinud seda lapsena. Ma pole enam 3-aastane, vaid küpse, teadliku, täiskasvanuna kaitsen seda alateadlikku, imelist aspekti endas nüüd ise. Võtan üleni vastu selles osas minus endas.
üheskoos saame niimoodi kõigest läbi. Tahan öelda kohe ikkagi siia 2 tükki, ehk siis see 33 ka juurde, 32 ja 33. Minu täiskasvanud mina saab sellega hakkama. Mida oma vanematelt siiani ootan, aga saan nüüd täiskasvanuna iseendale pakkuda. Väga päästav sisemise lapse nii-öelda sõnum sulle tänasesse päeva. Meil kõigil on vaja elukestev on see sisemise lapse vajaduste kuulamine, siis me oleme paremad inimesed automaatselt, kui me seda iseendale oleme ja võtame selle aja. Nii, vaatame ka siis kaartidelt, teistelt kaart, see oli minu kaardipakk, aga minu raamatud on minu kaardipakid, lõigud, toredad elu targad sõnumid on minu kaardipakkides, aga ettepanek. Olgu. Sul on head uudised siiski. Oota. Kui sa teed oma sisemist tööd oma sisemise lapsega, kuulad tema vajadusi, oled ise olemas ilma ootusteta. Ehk siis sa ei vaja välist, vaid sa avastad, et sinu vägi on sinu sees, sinus kui tervikus. Sa oled tegelikult päris see, et sa oled oma sisemise lapsega, oma vaba sisemise lapsega ühenduses, sa oled tegelikult päris hooliv ja selline südamekeskne. Ja sa võtad võib-olla ka teiste arvamust liiga tõsiselt. Vot seda võtta küll kui ane selga vesi. Sellepärast, et me ei pea kellelegi ega millelegi meeldima. Meie inimesed leiavad meid üles ja see ongi tõeline väärtus, tõeline vara, tõeline see. Kõik muu las minna. Et ainult tühjad inimesed tahavad teistele halvasti öelda või teha. Sul on aeg alustada uut seiklust. Ja vaata, kui on muutused, siis meie sisemine laps meis kõigis tõstab pead. Tal tulevad omad hirmud tundmatuse ees. Ma näen, et sa oled siin astumas uut rada. Ettepanek. Sa justkui nagu tahaksid midagi... sa tahaksid midagi alustada, aga sind hoiab tagasi solvumine. Ja see solvumine ongi haavatud sisemine laps. Sa projitseerid kellegile väljast, kes sulle meeldib kedagi oma päritolu perekonnast. Ja see tekitab sulle hirme ja takistab sind. Üldiselt näitab, et sa oled külluslik inimene. Sa oled töökas ja külluslik, tegelikult edukas inimene, niisugune indiviid. Aga ütleb, et minevikku ei saa muuta, puhka ja jätka uue jõuga. Just nimelt, et oma sisemisele lapsele alustage nagu uuelt lehelt. Mis kõik, kas keegi on öelnud midagi, teinud midagi, uuel lehelt. Ja soovitus on sammult edasi liikuda. Ja siin tuleb välja, et inimene tegelikult iseenesest on siin mees ja naise energiat tasakaalus. On loodud endale mingi tööalaselt kindel baas. Tööga siin nagu probleeme ei ole, aga võib-olla töötamise tõttu on jäänud see sisemise lapse tähelepanu teisejärguliseks või ei ole osatud sellele tähelepanu pöörata. Siin tuleb läbi see.
vaatame Merikese inglikaarti, inglinumbrite kaarti ja tuleb siit läbi 0110 ehk 0110. Uskumuste süsteem. Mine selle poole, mida soovid, unikaalsus, saatus, inspiratsioon, anded, kingitused, hindamine, tänulikkus. Sul on annet ja oskusi, mis aitavad sul rahva hulgast silma paista. Vot, ma tunnen ka, et siin on mingi baas olemas. Võta omaks see, mis teeb sind eriliseks. See on sinu tee eduni. Sinu unistused on peagi täitumas. Ja, et see edasi, tundmatuse ees astumine edasi, sisemise lapse töö ja ma näen ka, et siin on keegi, kes naudib oma tööd, naudib, mida ta on loonud, naudib iseennast, väärtustab iseennast, aga võib-olla ta on olnud liiga palju täiskasvanu maailmas või tegemistes, et tema sisemine laps nagu vajab elumuutustega rohkem praegu võib-olla tähelepanu. Ja siin raamatus on muidugi veelgi sisemise lapse töö vabastavaid laused, need olid ainult killukesid sellest. Jah, väga hea sõnum jälle Merikese inglite kaardid tellis endale, see on tõesti väga, väga tore. Ja teine grupp, kellel tuli siis minu teine raamat, 5 põlvkonna poieng. Vaatame, mis sõnum tahab siit läbi tulla teisele grupile. Sel ajal lehekülg 68. Sel ajal, kui minu vanaema oli noor, polnud veel selliseid suhtlemise vahendeid nagu mobiiltelefone, internetti ega suurt liiklustki. Kui algul elati ja kasvati väiksest peast päritolu perest eraldi, siis vanemaks saades siiski osadega sai põgusalt suhelda ka. Näiteks vanaema on täiskasvanueas kohtunud paaril korral ka oma 2 õega ja neilt saanud palju kasulikku tõetruud infot. Ma loen siiski pikemalt siin veel ühe lõigu juurde, sellepärast, et millegipärast ma tunnen seda, sest august pidi olema selline karma-tarma teekond ja võib-olla see läheb siin kellegiga kokku. Tegelikult, ärge võtke üks ühele, on ju sümboolselt. Tegelikult polnud vaid nii, et see oli lihtsalt nende karma ja ainult minu vanaemal lihtsalt vedas ja osal nagu ka tema õdedel ja vendadel ei vedanud ning nende saatus oli ja jäi lihtsalt nii. Mis siis, kui mina usun, et meie saatus pole tegelikult kunagi täielikult jäävalt kivisse raiutud ega kindlalt ette kirjutatud, sest meie hingel on ja alati jääb vaba valik jooksvalt ka maa peal toimetades. Seetõttu saame seda igal ajal ise muuta oma uute teadlike valikutega. Ehk see, mis meil on juhtunud elus, juhtus osati raske eluaja perioodi tõttu, sest nad võtsid seda kui ettekirjutatud saatust. Aga kuidas oleksid nad ise saanud oma saatust ümber kirjutada? Olgu, siis oli see vähe keerulisem, aga tänapäeval nii palju muid võimalusi ja saab kindlasti lihtsamalt.
Kas asi oli vanas ajas, sest polnud piisavalt infot teadlikest muutustest? Aga samas oli see kõik kindlasti vajalik, et kõik meie, kes seda lugu teavad, saaksid sellest õppida. Ja kuidas ja miks mitte elus teha ja kuidas tänapäeval on väljapääse palju, vastuta iseenda eest, vali vaid, ära lepi vähemaga. Ärka aina alla andmata välisest jamast kõrgemale. Kuidas oleks neil läinud, kui nad oleksid teisiti valinud? Et poleks oma mineviku loosse kinni jäänud ja loonud kogu täie hingejõuga kõige eelneva kiuste paremat ja seda suurest kirest, mis ümber transformeeritud algsest vihast, frustratsioonist juhtunu pärast. Mida õpetas neile nende vanemate saatus, kuidas oleks saanud teisiti toimetada ja kuidas ammutada kõigest teistest sõltumatult väge hoopis emakesest maast, kui oma ema enam polnud. Number 2, siis selline sõnum. Ehk jah, saatust. Nii, tuleb siit selline sõnum tahab tulla. Siin oleks justkui nagu kaassõltuvus suhe, kus vaadatakse eraldi suundades. Ma isegi ei tea, millest ma räägin, kuid see tahab praegu tulla läbi. Kaassõltuvus suhe, kus vaadatakse eraldi suundades. Maa ja vee element. On kaitse, on salasepitsus, on sisemise lapse puudus. Siin oleks justkui nagu ka sisemine kui välimine ressurss. Justkui nagu oleks olnud mingi koostöö, aga sõnum on, et usalda iseennast pigem. Ja ära võitle, vaid usalda iseennast. Et ole sõltumatu. Vaatame, mis Merikese kaart. Inglite numbrite sõnum tahab öelda. 0707, kompromiss, eneseteadlikkus, andestamine, professionaalsus, empaatia, visadus, vabadus. Lase lahti sellest, mis sind enam ei teeni. Sealt tuleb läbi. Lõpeta vimma hoidmine, väljenda oma tundeid ja püüdle kompromissi poole. Seal, kus puudub mõistmine, on mõnikord parim lihtsalt edasi liikuda. Tõde vabastab sind. Oi, kuidas siin praegu inglite numbrite kaart kinnitab seda, et siin on olnud mingi koostöö või kokkulepe ja seda nii naise kui mehe vahel. Nii tööalane, aga ka ärialane. Tundub, et siin on nagu piirid olnud segased. Ja mõlemal on puudus teadus olnud.
ja mõlemad on arvanud justkui nagu teine oleks pääsetee, kuid seda kindlasti mitte. Siin on ka sisemist last natuke tunda. Et kui puudub mõistmine, on mõnikord parim lihtsalt edasi liikuda. Tõde vabastab sind. Siin oli ka, et mõõkade 2 mõlema poolt vaatsid eraldi. Liiga suured erimeelsused või ei ole mõistmist. Kellegil siis, kes siin on müntide ja vee-element. Maa-element ja vee-element, kellel on seda rohkem. Minu meelest see, ja ma üldse ei ole kompromissi usku, et see ongi see, et kui ei saa seda teha, kui ei saa koostööd teha, siis varem või hiljem kompromissiga ikka jääb selline nagu midagi käärima sinna. Ja siin ta ütleb ka, et kui nii, siis seal, kus puudub mõistmine, on mõnikord parim lihtsalt edasi liikuda. Ma pean sellega nõus olema. Et see on muidu raisatud aeg koostöö mõttes. Et maailm on täis neid, kellega on võimalik teha koostööd, kus on küllus, mitte puudusteadus. Ma näen siin, kuigi näib nagu üks on külluslik, teine ei ole, võib-olla üks on nagu väliselt külluslik, teine on sisemiselt, siis siin on vice versa tegelikult. Et see, kes on väliselt, sellel on sisemine puudus ja see, kes oli sisemiselt, sellel on välimine puudus. Ja nad tulid teineteisele õpetama seda, et neid asju enda sees tasakaalustada. Nad ei tulnud asendama seda osa teineteisele, vaid peegeldama seda osa, et ka sina, et leia terviklikkus enda sees. Ja sellepärast ongi nii, et kui see hingeõppetund, see peegeldus ei toiminud, vaid valiti sõltuda teineteisest, üks sisemiselt, teine välimiselt, siis ongi nii, et varem või hiljem see on ikkagi puudusteadlik mõtlemine ja sellepärast see ei eraeluliselt ega äriliselt nagu ei tööta. Sest energia ei valeta, keha ei valeta, energia ei valeta. Ja paljastub see, et mõlemad on puuduses, sest kas üks või teine või mõlemad ei võtnud nii-öelda isiklikku vastutust selle eest, et täiendada iseennast. See oli elu arengu õppetund. Tahab seda välja tulla. 3. grupp, kes sa valisid number 3, sul tuli Apollonia lugu depressioonist ärkamiseni. Veel täna on see raamat muide -50%, sest sellel oli sünnipäev eile, sai 5-aastaseks. Nii, mis on number 3-dele sõnumiks? Okei, siit kohe tõmbab, et lõigud tõmbavad, ma isegi ei sirvi, see tõmbab. Ju siis nii peab minema, minu kaardipakk ei valeta. Kui vanasti öeldi automaatselt inimesele, kes aja maha võttis ja mõnda aega passiivsem oli, et see on ju tühipaljas laiskus, siis tegelikult teab nüüd enamik, et aktiivsus ja passiivsus võiksid elus siiski tasakaalus olla, sest nagu ka päike ja kuu, päev ja öö, tume ja hele, mees ja naine, mõlemad osapooled on terviklikus, tasakaalukas elus olulised ja vajalikud. Seega jah, meditatsioon on oskus lihtsalt vahel ilma süütundeta olla. Tasakaaluks pidevale tegutsemisele ja mõttevadale. See on kunst lihtsalt olla ja nautida seda kvaliteetaega, ammutades uut elujõudu uuteks, läbimõeldud sammudeks, tegudeks ja ideedeks. Samuti on järgi proovitud, et mediteerimine toob parema, sügavama ja lõõgastunuma une. Lõõgastuses aga terveneb keha üldiselt kõige sügavamalt ja samas kiiremini.
minu puhul oli seda kohe suuresti tunda. See pole vaid sõnakõlks, see ongi nii. Loomulikult see raamat ei räägi ainult meditatsioonist ja ainult lõõgastumisest, see on täielikult läbimurdeline raamat. Päris eluline lugu. See oli siis number 3 grupile. Vaatame, mis mu uued kaardid selle kohta ütlevad. See on siit. Ja. Siin on väga ilusad kaardid, tegelikult need kaardid, mis ma võtsin siit, räägivad kokkuvõtlikult selle minu raamatu Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, justkui nagu lugu, kokkuvõtet. Esimene kaart, mis ma võtsin, oli leinakaart, siis tuli ärevus, siis tuli isolatsioon. Need 3 esimest kaarti küsisin juurde, ütles ülevoolavus, mõõkade kuninganna, maag, ülempreestrinna, keisrinna, armastajad, kaarik. Ühesõnaga, kui kas sul on mõõdukas, kas sul on nõrk depressioon või sul on juba raskem depressioon. Tegelikult me kõik tänapäeval võib-olla ei tea seda, aga on ääretult kerge, kui on tahtmine mõista ja vabaks lasta. Sellest on võimalik saada, et see saaks sinu ressursiks. See on pöördepunkti koht ja seda see raamat räägib ka. Tõestab seda lausa. Ja on võimalik ka ilma antidepressantideta leida see oma väepunkt, kese, oma originaalsus, oma originaalkoht. Ja väga paljud on tänapäeval spirituaalses maailmas, nad natukene nagu võitlevad selle eest, et ma võitlen tagasi oma originaalkoha, sest on võib-olla ekseldud kuskil, sellepärast et olnud oma suguvõsas kuskil koha peal läinud kedagi asendama või oma tundlikkuses midagi. Aga ma ütlen sulle ausalt, et mina oma originaalkohas tunnen ennast nii koduselt, nii mugavalt. Ja ma tean, et see on täielikult minu oma, see on minuga täitunud, see on minusse ankurdunud ajoonit, vaata. Et ma isegi ei võitle selle eest, et see on minu koht, ma tean lihtsalt, ma tunnen seda, ma tean seda. Ma olen selle kohta saanud palju kinnitusi, nii lapsepõlves kui ka praegu. Ma lihtsalt tean seda. Ja see on parim koht, kus olla oma originaalkohal. Ja juba sellega su ressurss taastub. Aga paljud ei mõistagi, et nad on võib-olla kellegi teise kohal. Seoses leinaga, kasvuetappidega elus. See raamat on täis tegelikult armastust, enese kehtestamist või niimoodi väljendamist. Ja võetud tagasi oma vägi, et luua oma elu omadel tingimustel. Ja seda igas eluvaldkonnas, seda tahavad kaardid öelda, et see enesearmastus, eneseväärtustamine läbi enesearengu teekonna on imeline. Tahavad need kaardid öelda. On väestav. Ja kuigi see on selline järjepidev, tähelepanelik töö, on see armastav, pühendus tekitab
täitev, ilus teekond ja see on võimalik. See on võimalik. Et loe seda raamatut või tule minu vastuvõtule, see on võimalik. Sa lihtsalt oled elanud liiga palju minevikus. Vägi asub siin, sinu originaalkohas ja praeguses eluajastul, praeguses hetkes. Kui sa suurendad seda osa ja mitte isegi tulevikus veel. Ja kui sa suurendad seda osa, siis hakkad kõik muud loksuma paika või kukkuma ära. See on veevalaja ajastu essents, mida ma samuti siin raamatus päris pikalt ja laialt jagan. Et mis see on, mis sellega kaasneb ja kõik need toredused. Pluss selles minu raamatus Apolloonia lugu depressioonist ärkamisena on ka numeroloogilisi maagilisi lugusid, päriselu lugusid. Nii et see on tore. Oi, kui ilusasti kõnetavad praegu merikese kaardid. 0606, pühendumus. Just täpselt ma sellest rääkisin. Pühendumus iseendale. Kui ilus. Truudus, vastutus, tõde, armastus, valgus, vaimne tasand, kasv, lahendused, aususe ja valguse, igapäevane rakendamine, just enesearengu tee, on kiire tee rahuliku ja täiendusrikka eluni. Absoluutselt, see on võimalik. Ma olen elav näide sellest. See aitab sul leida lahendusi ja sisemist rahu, vabasta mured, rääkides oma tõtt ja väljendades oma tundeid regulaarselt. Ava end, parim on alles ees. Ma just ütlesin, et mõõkade kuninganna ja maag ja armastajad igas eluvaldkonnas, eks ju. Karikate äss ja merikse kaardid täna nii kinnitavad kõike eelmist kahte allikat, mis ma nagu esile tõin, nii tore. Sünkis siin kõik. See alati rõõmustab mind nii väga. Ja sina, kes sa ootasid kannatlikult 4. grupp. Uno Bukefeles, minu kogu pere raamat. Elumuutuste etapid. Siin on ka pildid, fotod. Nii. Mis sõnum tahab number 4 grupile tulla, 4. Nad on kõik veel niivõrd haruldased, kuid nad on täielik puhas tingimusteta armastuse peegel siin hektilises, kaoselises maailmas. Nad on selguse ja valguse toojad keset kaost. Universum on kõik nii orkestreerinud, et maailm tasakaalustuks ja liiguks kõrgemasse vibratsiooni edasi, et toimuks evolutsioon. Seega tegelikult, isegi kui see pealtnäha nii alati ei tundu, siis maailm siiski liigub alati jõudsasti paremuse suunas. Nad on loomuldasa valgustöötajad ja valguskandjad juba sünnist saati. Arvates, et kõik on samasugused, aga see pole nii. Lähemalt saad lugeda sellest imelisest raamatust. Väga kõrgvibratsiooniline ja tingimusteta armastus on siia sisse kirjutatud. Ja siis tahab läbi tulla, et siin on ka kaitse oluline. Kaitse oluline, et sa ei pea, kui sul on palju jagada,
piiritle, hoia, säästa, loo teadlikult oma ruum ja oma süsteem, mis sind kaitseb või kui sa oled vanem sellisele noorele, siis aitad tal seda luua. Ja siin on hästi kaastundlikud, südamlikud energiad. Ja seda tõeliselt, mitte varjatult. Ja on hea luua selline kodune keskkond või kodu ümber keskkond, mis sind hoiab, mis sind laeb, mis sind taastab, mis sind rahustab, kus ja kellega sul on hea. Näiteks minu juures inimestel söögiisu taastub, uni taastub, rahunemine taastub, rõõm taastub, loomingulisus taastub, energiatase taastub, sisemine rahu, ärevused ja depressioonid lahustuvad kohe, juba esimese päevaga. Minu energia väljas on. Ja veel kord tuleb läbi, et väljendage, kui midagi on hingel või mure või midagi on, sa kahtled, kõhkled. Elus me õpime küll läbi kogemustega, on hea jagada neid asju, küsida ja jagada ja juba siis see kaotab oma jõu, kui see midagi on muret tekitav. Hästi palju väljendust tuleb. See on hirmude tasakaaluks. Tahab läbi tulla ka kõrgem sõnum kollektiivile, et seal, kus on väga suur armastus, seal on ka väga palju hirme või õelust. Ehk siis seda vastand energiat armastusele ja usaldusele, päris armastusele, tõelisele. On kadedus, kõike seda. Ehk kus on ülim üks äärmus, on ka teine. Aga see on ainult sellepärast nii, et ja selle või kelle poolt on see, et nemad on selle puuduses. Ja see äratab neid sellele, et nemad on selle oma teel ära kaotanud. Isegi kui nad olid enne meid, kas mingis erialas, suguvõsas, süsteemis kuskil ühisväljas või konkurentide osas. Isegi kui nad olid enne meid, nad on oma teel, nad kaotasid selle. Võib-olla väliselt on neil see, aga sisemuselt nad ei tunne seda. Sa oled kohanud õelust, sest sa oled väga suur, armastus, südamlik. Sa oled hea inimene. Ja seda on pandud proovile. Ja see õpetab sulle oma piire kehtestama. Ja see kõik on tulnud sind äratama oma tugevustele. Nendele tugevustele, millest sul isegi õrna aimu ei olnud varem. Praegusel veevala ajastul on alati tasakaal ja õiglus. Ülemkohus näeb, kuidas keegi mingis olukorras oma vabad tahet kasutab. Kas ta kuritarvitab oma andeid või ta aitab inimkonnale kaasa. Kas ta kasutab neid kurjast või hüvanguks, inimkonna hüvanguks.
kui mitte inimkonna, siis piisab ka juba oma inimeste, sest ka see elab edasi inimkonnas. Sa tunned võib-olla, et sinu küünal vahel on kustumas, nii raske on, nii palju on toimumas ümberringi, nii palju kurjust on. Sinu sisemine laps on võib-olla hirmunud, sisemine noor. Ole sina see kangelane, kangelanna, näita talle, kuidas asjad käivad. Sina, kelle hing on läbi elude rännanud ja teab, kuidas iseennast kaitsta, mis toimub ja nii edasi. Selle eesmärk on see, et sa ei ootaks, et keegi süütaks sinu küünla, vaid you tap into it inside you, et sa ärataksid iseendas selle, mis on sinus alati olemas. See ei ole kadunud. Sinu varjatud vaenlased nii-öelda, introspektrum, sinu varjatud vaenlased on ainult selle eesmärgiga sinu elus, sinu ümber, et taas äratada veelgi võimsana see valgus sinu sees, mis on alati olnud. Ja mida suurem on hirm, seda suurem on vägi ja armastus seal kohe varnast võtta. Vahel piisab lihtsalt lülitumisest sellele. Märka neid kordusmustreid. Ja tead, kill it with love. Sest need, kes ründavad, they have lost it. Nad on sattunud oma teel nii välisesse maailma, et nad on kaotanud selle tõelise väärtuse, ressurssi iseenda sees. Ja nad tajuvad, et sinul see on. Siis nad tahavad seda kõikvõimalikel viisidel sinult võtta. Moraalitult igatepidi rünnates sind. Võib-olla sa mõtled, et see on mingi hullus või midagi. Ei, see on reaalne. Väga paljud räägivad sama lugu kordusi, see töötab praegu. Energeetilisel tasandil inimesed on puudusteadvuses, defitsiidis, armastuse defitsiidis. Seega veebla ajastus kõige suurem ressurss ja väärtus on, kui sina suurendad, laiendad, kasvatad, toidad iseenda sees seda. Niimoodi su küünal, niimoodi su tõrvik süttib iseenesest, lõõmab läbi tuisu ja tormi. Sa oled loodud valgusmajakaks ja sa tead seda vägagi hästi. Ma tulin sulle seda lihtsalt meelde tuletama. Sa vahel arvad, et see on kadunud, aga ei ole. Vahel, kes on olnud ennem sind, peab mõistma seda, et elu liigub edasi ja tasakaalu suunas. Kõik, mis uus tuleb, ei ole vaenlane vanale. See on loomulik eluprotsess. Lubada sellel kulgeda nii. Leppida sellega, mitte võidelda selle vastu. Ja mitte võrrelda ennast teistega, sest kui sa võrdled ennast teistega, muutudki sa sõjakaks, vaenulikuks, ründavaks ja kaotad veelgi rohkem läbi selle iseenda. Tea nende strateegiaid, oma varjatud vaenlaste, kes on sinu ümber, peegeldavad sinu eelmisi elusi, selle süsteemi osakesi, aga nad ei ole sinu originaalsel kohal. Sinu originaalsel kohal, sinu hingejõudu ei saa mitte keegi võtta, see kuulub sulle üleni. Ma tulin sulle seda meelde tuletama. Sa oled juba muutnud maailma oma tingimusteta armastusega, oma loominguga, oma väega. Ja tead, need varjatud vaenlased sinu sees, sinu väljas, sinu süsteemis, sinu eelmiste elude aspektid, ära karda neid, kõigil on see. Nad vaibuvad, kui sa usud ja usaldad ise oma enda hingejõudu, oma originaalset kohta. Võta tagasi oma
kui stepslist, pistikust vool. Ära toida neid, ära võitle vastu isegi. Vahel võitle vastu, ütle ka, kuid leia taasta ennast. Leia viise, kuidas seda kahandada, mitte toita seda dünaamikat, sest see on lõputu muidu. See on justkui nagu kaariku must ja valge hobu hakkavad kaklema, mõistmata, et nad on omavahel seotud ja nad on osa tervikust. Ja et targem on mitte hüpata ei musta ega valge hobuse peale, vaid olla oma elutee juht, kaariku juht. See aga nõuab omaks võtmist nii valguseid kui varje. Ja see ei tähenda, et see vari on nüüd, kes sa oled. Sa võid muutuda selleks. Aga ta võis olla keegi aspekt, keda sa, mis rolli sa mängisid eelmises elus. Aga sa oled sellest juba välja kasvanud. Sa mõtled vahel, mis toimub. Veevlaajastus toimubki see, et need piirid hajuvad selleks, et need saaksid vabaneda lõplikult. Aga tea, et mitte keegi ei saa sinuga võidelda, kui sa loobud sellest vihatantsust, tagasitegemise tantsust, võrdlemise tantsust. Sina oled uunikum. Tema oli ka uunikum. Tema on uunikum. Hetkel on ta valel teel. Õelus, kurjus on saanud temast võitu. Sest temas kasvas hirm, et ta pole enam see, et tal pole enam seda. Ta kardab jääda välisest ilma. Aga just sellega ta loob selle ilma jäämise, sellise käitumisega. Ta näeb sinu sisemist ressurssi ja mõtleb, kui see oleks tema oma, siis ei saaks keegi. Aga seda ei saa niimoodi võtta, see kuulub sulle. See on sinu originaalsus. Kuidas see tüli ära lahendada on see, kui sa lõpetad võitluse. Paradoksaalselt näed teda kui hirmunud sisemist last või teismelist. Puudus teadliku armastuse defitsiidis. Kas on sinu vastutus talle armastust jagada ja hakata nüüd seda vastand energiat saatma? Ma ei leia seda. Ei pea. See on ka siduvus. Vihkan või armastan, see kõik seob. Näe, keda ta sinu süsteemis esindab. Varjatud kujul. Võib-olla tegi head nägu, aga selja taga lõi mõõka selga. Kui sa seda teed, siis juba sellega suur port sellest energiast, dünaamikast, kurjusest vabaneb tagasi algallikasse. Juba sai pimeduse mustri saladuse vabastatud. See ei ole enam nii salajane. See kaotab oma väe päris suuresti. Ja kui sa sealt omakorda vaatad teda kui sisemist last, kes oli haavatud, ja sellepärast ta käitub niimoodi manipuleerivalt, jonnakalt, solvunult, vihaselt, kättemaksu imuliselt, tagasi tegevalt, raevukalt, võrdlevalt. Et ta on haavatud sisemise lapse, selles ja ta projitseerib sulle kedagi oma vanemat. Sest ta näeb, et sa oled justkui nagu tasakaalukam, küpsem, rahulikum. Ja ta püüab sellise käitumise moel nõuda oma osa, millest tal lapsepõlves puudu jäi. Oi, nüüd läks suur ports
sellest viha dünaamikast, varjatud ründamise dünaamikast maha. See on valede illusioonide rägastik. See ei ole sinu vastutus. See on tema vastutus. Sina tule oma originaalsele kohale. Näe mõlemaid osapooli, nii musta kui valget hobust. Igast aspektist, nii haavatud kui ka vaba sisemise lapse aspektist. Sisemiste perekondade aspektist. Mees, naine, laps. Universaalselt soovi sinna küll armastust. Aga see ei ole sinu vastutus. Võõrastele, võõraid päästa, vaid iseennast. Ja pane tähele nüüd oma sisemist tuld, kui sa oled seda teinud, selle asemel, et selle mänguga kaasa minna, mis sulle peale määriti, et sind tõmmata sinna kaosesse kaasa. Mõnikord sa pead lihtsalt selle troppima ja valima iseennast. Ja sa näed ja mõtlema, kust see lekke tekkis. Ehk siis varjatud vaenlane suguvõsast, suguvõsa süsteemist, eelmiste elude süsteemidest, kui vaadata veelgi laiemalt. Sest keegi otseselt süüdi ei ole, vaid see on mingi ring. Ja see ring tahab lõppeda, sellepärast see üles on tulnud. Igas eluvaldkonnas, igal erialal on palju tegijaid viimasel ajal. See on oma hobisid, andeid, kõike rakendanud töösse ja jagavad seda. Aga igaüks on oma näoline. Pole kordumatut, ei ole võimalik. Ja need originaalsed kipuvad jääma. Kõigil on oma nišš ja tegelikult eestlased on selles osavad. Nad on originaalsed. Nad oskavad teha oma originaalset asja läbi oma sisemise väe. Ja see on uhkus ja rõõm. See on ilma isegi mingi nagu, et ma nüüd kopeerin ja niimoodi asjad, ma ei näe seda eriti palju. Seda on kindlasti. Kuid õnneks on seda ikkagi meie maal ikkagi väga vähe. Ja kui see ongi, siis see ei kesta. Ja kõik teavad seda. Ja kõik näevad, kui keegi kopeerib. Aga mu mõte on see, et tunne, kuidas see sisemine tuli sinus nüüd joondub. Pärast seda jutuajamist meil siin sinuga. Kas joondub paremini või on ikka virvarr? Sulle on võib-olla kunagi öeldud midagi, mis on sinu enesekindlust või eneseusku kõikuma löönud. Mine sellest läbi, kui sa juba läinud ei ole. Ja kui sa oled läinud ja see vahel ikka tuleb tagasi, isegi kui sa tead, et sa oled tasemel, siis lasku veelgi rohkem sellesse ja mine läbi. Vali iseennast selles osas. Ära usu seda hullu juttu. See on illusioon, see on et sind proovile panna. Ja pane tähele, et kogu maailm peegeldab sulle seda hirmu, kui sinu sees see hirm on. Kogu maailm hakkab sulle peegeldama, sa ei ole piisav, mis sa üldse siin jätkad ja see tuleb, ära toida seda oma hirmuga, usu endasse ja usalda, mida sa teed. Isegi muutust rohkel ajal, sa teed õiget asja. See on lihtsalt sinu proovile panekuks, väljakutseks, et sa veelgi loksuksid oma sügavamatesse annetesse, veelgi vabastaksid iseendas oma täispotentsiaali pagasit. See on selleks loodud. Ainult, et sind tugevamaks, kuulikindlaks luua. See on õiglane. Sa väärid seda.
tule iseenda sees oma kodutundesse. Suurenda seda oma igapäevaelus, mis sind rõõmustab. Ükskõik, mis see on, nii väikesed kui suured asjad. Rõõm on sisemise kriitiku, ehk siis ka väliste kriitikute kõige suurem vaenlane. Ja see täidab sind, toidab sind. Õige pea, kui märgatakse, et sa oled kõigutamatu, siis liigutakse edasi. Ei saadud konksutada sind. Seda ma sulle soovin. Liigu edasi oma väes. Ma tunnen, et mingi tasakaalustamine läbi meie jutuajamise siin toimus. Ma tunnen seda. Kaardid näitavad seda. Nii et ole hoitud. Negatiivne energia eemaldub iseenesest, kui sa valid mitte võidelda sellega. Näha, et probleem on seal. Aga samas see probleem on ka sinu oma. Et sa saaksid oma hirmust või kõhklustest, kahklustest võitu ja oma sisemisel lapsel oleksid olemas. Peaksid dialoogi temaga, väestavat dialoogi ja kogu sinu olemus joondub. Sinu essents. Ja ka sissetulekud suurenevad. Tea seda, et sa ei ole üksi. Sinu täheperekond on sinuga, kaasa arvatud mina. Kaasa arvatud mina. Ma ei ole kuhugi kadunud. Isegi kui on täheperekonnas erimeelsusi või ütlemisi, hoolitakse teineteisest ja toetatakse tingimusteta. Väestatakse, tuletatakse teineteisele meelde, kes sa tegelikult oled, miks sa tegelikult siia tulid ja kui võimas sa tegelikult oled. Ja siis liigutakse vahepeal oma tegemistega edasi, sest ei tulda teineteist päästma, vaid lihtsalt meelde tuletama ja usaldatakse, et me oleme kõik piisavalt tugevad ja vastupidavad ja julged, käimaks oma hinge valitud teekonda, oma originaalses kohas olemuses. Ma ei pea taguma, et ma olen mina oma originaalsel kohal ja ma võtan oma koha tagasi. Seda pole vaja, lihtsalt mõnikord on elu nii lihtne, et sa tunned, sa lihtsalt tead, vaata. Ja see on palju, sa ei pea tõestama ei endale ega mitte kellegile teisele, sa lihtsalt tead ja oled ja koged ja selles on väga suur vägi ja see juba sütitab sinus, taastab sind, sa kogud oma hinge jõu, oma hinge osad tagasi, võtad kõik omaks. Ettevaatlik oma kaastundega. Manipuleeritakse sellega tänapäeval palju, sest ollakse ise puuduses. Palju on ilusaid nägusid, kes tegelikult on salakavalate mustritega. Ole kaastundlik iseendale ja ole ka tänulik eelkõige universumile. Mitte isegi üksikisikutele, vaid universumile. Et ta on sulle saatnud just nii ja naa, just seda ja keda. Just õigel ajal. Suurenda kontakti sellega ja sa oled juba kaitstud. Ja Ho'oponopono palve on taaskord mu viimastes videodes väga palju üles tulnud. Ma soovitan ka seda. See hoiab sind sisemiselt ja välimiselt ringluses ja see, mis on sees, see on ka väljas ja see, mis on väljas, see on ka sees. Väikseks vihjeks, kus sa parasjagu oled ja kus sul on veel vaja mingeid hirme läbi murda, nagu Uranus planeet, seda õpetab meile. Tegelikult on see väga tore planeet. Veevala ja ajastu planeet on see. Kõik väljakutsed meie elus praegu on selleks, et me nendest läbi murraksime. Kõik hirmud, kõik takistused, aga samas läbimurre võib olla ka selline, et sa ei murra midagi otseselt füüsiliselt kedagi ega midagi, vaid
tõeline läbimurre on seest välja kindel teadmine, olemine, joondumine, kontakt oma essentsiga, oma originaalse olemusega, oma originaalse vajadusega, oma missiooniga. Et tunneta, teravda oma intuitsiooni. Ma usun, et sul on see väga tugev, kui sa minu lehel oled juba jõudnud. Ja selline sai siis minu kaardipakkide esitlus ehk minu raamatud on ka justkui nagu minu kaardipakid, kus lõigud on elutarkusi täis. Võtaksin siia lõppu ka šamaani tervendus, sest olid nii tervendav. Ja tuleb divine timing. Ja ole oma elu. Näe vaatenurki, kui sa tunned, et sa lähed liiga mänguga kaasa, tõmba ennast korraks eemale ja näe seda. Ja sa juba oled tasakaalus ja väes. Aga sa ei saa loota, et teised on seda sama. Nad võivad mängida, et nad on. Aga see ei pruugi nii alati olla. Näe suuremat pilti. Teised ei pruugi suuta olla nii avatud meele ja südamega kui sina. Aga kui sina seda oled kogu selles tervikus, siis sina oled juba õigel rajal ja võidu inimene. Reunion of Souls. See on tähe perekonna info jagamise tunnike siin ja tund ongi täis saanud. Aitäh sulle. Nii et kui sulle mingi punkt siit siis meeldis või läks korda või resoneerus, said kinnitusi või midagi, pane kas ajatempel siia alla, näiteks 01 kool on 01, eks ju, see koolon peab sul olema, et siis see saaks nagu lingiks moonduda. Ja pane like, kui see sind kõnetas ja me kohtume sinuga veel siin kanalil. Tule järgi, telli mu kanal, see on tasuta. Saad erinevatest laividest osa, intervjuudest osa teiste inimestega, mis on samuti laivi kujul, pluss selliseid uue ajastu järgimisi. Näeme!